Tere, hea EKOS TV vaataja ja kuulaja. Tere tulemast kuulama meie tänast saadet, mil teemaks on valdkond, millest räägitakse vähe, aga mis on ülimalt oluline. Me räägime täna meeste emotsionaalsest tervisest. Mina olen Kadri Pekko ja meil on külas täna Tiit Trofimov. Tere! Tervist! Ja Tiit on selline, kuidas sind kirjeldada? Lihtne Eesti mees. Lihtne Eesti mees, kes riided ei kanna. Kes riided ei kanna ja ühtlasi on enesearengu ja vaimsete praktikat selline eestvedaja, ma ütleks, teejuht. Ja sa korraldad ka hästi lahedaid seminare ja sündmusi, ekstaatilist tantsu, joogaõpetaja, massöör ja lisaks ka värske raamatu autor. Jaa, lõpp on algus. Lõpp on algus, jaa. Et see raamatu pealkiri on juba nii tabav ja ütleb juba nii palju. Enesearengu piibel on see. Enesearengu piibel, jah. Aga Tiit, sa tegeled hästi palju tegelikult ju meestega ja ka naistega. Aga täna rohkem vaatame meeste teemat. Et naistest võib-olla räägitakse ka rohkem ja ma just tunnen, et see teema, mehed. Meestel on ju kõik hästi kogu aeg. Meestel on ju kõik hästi, jah. Meestest ei ole vaja rääkida. Jah. Aga mis seal all siis tegelikult on? All on ikka korralik tornado. Maskid on hästi tugevad ees meestel. Eks see on paljus kinni ka selles, et ühiskond on õpetanud nii, et mehed ei pea nagu väga tundeid tundma ja see ei ole väga mehelik tundeid tunda. Ja üldse nagu välja näidata, mis su sees päriselt toimub, et sa pead ikkagi olema tugev nagu kalju. Igas olukorras jääma püsti ja mingil juhul mitte välja näitama enda päris olemust või see, mis su sees päriselt toimub. See on nagu väike tabu teema või häbi teema meeste jaoks, et see ei ole väga mehelik. See on ühiskonna nagu norm on siiamaani. Aga õnneks on muutumas. Õnneks on päris tugevalt muutumas sellepärast, et nüüd juba räägitakse väga avalikult sellest, et see on väga oluline, et kui sul ikka väga kurb pilt on, et minu juurde jõuab ikka hästi palju 40+ mehi, kes on justkui nagu enda elus väga palju saavutanud või heas kohas nii-öelda materiaalses mõttes, aga emotsionaalses mõttes täiesti nagu metsas omadega. Aga mis need tavaliselt need põhiprobleemid siis on? Kui sa oled näinud oma praktikates, laagrites, oma No ega põhiprobleem on ärevushäired ja õnnetuse tunne, et ma ei ole õnnelik. Ja mul on justkui väliselt kõik olemas, mul on korralik pere, mul on lapsed terved, mul on kõik eluks vajalik olemas, aga sisemiselt tunnen endiselt üli ebamugavalt ennast, et justkui, mis on nagu päris läbiv sõnum on viimasel ajal meeste suust, on see, et ma ärkan üles ja ma mõtlen siukseid mõtted, et kuidas ma selle päeva üle elan. Ja samas vaatad, et inimesel on kõik olemas, aga mida ei ole, on hingerahu. Aga mis sa siis tavaliselt soovitad? Kus sa siis peale algad? Ma tean, et see nagu seal on nii palju aspekte. See on väga palju aspekte, sest et see, et üldse nagu see mees on ennast väga pikalt alla surunud. Ja see, et üldse jõuda tundmise kihtideni, mõnikord see on päris tugev töö. Väga tihti isegi väga palju terapeut tõstavad käed üles, lihtsalt inimene ei lase ligi endale. Et nii tugevad kaitsekihid on ees, et lihtsalt sa ei saagi nendesse kihtidesse ligi, et üldse panna ta midagi tundma. Ja siis peab olema lihtsalt järjepidevust ja nii mõlemalt poolt, nii selle terapeudi poolt kui siis inimese enda poolt, et ta ei annaks alla. Et kunagi ei ole ükski asi lootusetu, pigem on see, et kui sa oled see sibul on ju, kellel on 100 koort ümber, et üldse sa selle esimesegi koore laseks lahti võtta, et siis on veel mingisugune pusa seal ümber, et see lihtsalt vahest nõuab pikemat lähenemist ja
inimesel on lihtsalt nii tugevad valud enda sees, et ta on nii tugeva kaitse endale ümber ehitanud ja selle fassaadi nii-öelda kilbi või neid nimetusi on hästi erinevaid, on ju. Aga mis juhtub, miks see just hakkab pihta niisugustel 40-ndatel eluaastatel on see, et keha hakkab väsima, sest sa oled pidanud seda energiat kulutama, on ju, üks suur osa sinu energiast tegeleb sellega, et sa peidad endas asju, on ju, ja mingist hetkest ja keha on meie tempel, nagu see tempel või kodu või mida iganes, kui sa selle kodu topid pahna täis, on ju, lõpuks ei ole seal endal enam võimalik elada, sest et seal ei ole ruumi enam. Ja kui enam kehal ei ole ruumi, siis keha on pinges ja siis sul ei ole enam võimalik peita kuhugi asju. Ja raske on hingata juba. Kõik on raske teha. Hingata on paanika pidev, on rahulolematus, hästi sügav rahulolematus. Sul käivad kõik asjad närvidele nagu sind ümbritsevad inimesed, sa ise käid ise endale närvidele ja see on hästi lai ja see praegu ma ise tajungi ühisteaduses on hästi palju seda rahulolematust, sest et inimestel pole olnud aega iseendasse vaadata, sest et elutempo läheb aina kiiremaks, iseendale aega aina vähemaks, on ju, kõik on veel võimendatud tänu sellele, et igasugused abivahendid on nii palju, et ennast ise võimalikult puntrasse elada, arvutitest kuni telefonideni, on ju, autodeni, mugavuseni, vaata kui lihtsaks me elu ühtepidi on tehtud. Ja see on päris huvitav dilemma, et meile justkui on antud võimalus, et meil oleks rohkem aega läbi nende võimaluste, et meil oleks autot, et meil oleks tehnika, et meil oleks pangateenus, kõik oleks mugavamaks tehtud. Aga vastupidi, aina hullemaks läheb. Aina rohkem võtab. Võtab, mitte aega, energiat, kõike. Ja me tahame rohkem tänu sellele, me ju haarame rohkem kogu aeg ette ka endale. Mitte, et need asjad olid mõeldud selleks, et meil rohkem endal aega oleks, vaid me pühendame selle aja nüüd veel rohkem teistele. Et mingis mõttes nagu lõks, on ju. Täpselt, surnud ring nagu. Ja samas ka see, et ütleme see, et kui me praegu ongi rohkem aega and, siis samamoodi me seda rohkem aega võib-olla panemegi ikka samamoodi samadesse kohtadesse. Täpselt. Ja siis võib-olla inimestel on surve ka, et mul justkui on aega, aga ma ikka ei tegele. No jah, sest et ega see on ka ju ebamugav on, sest et see on teine asi, et meid on nagu õpetatud ka kogu aeg, et sellest on ju vähe räägitud, see on võib-olla viimased 5 aastat tänul sellele, et interneti levik on ja kõik on veebis saadaval ja nüüd on nagu see, kuna asi on väga kehv kogu maailmas, inimesed on haiged, väga palju haiged ja närvisüsteem jääb alt ja surevad päris varakult ära, sellepärast et kõik kiirustavad ja keha ei pea vastu, on ju, siis on ka see, ütleme praegu tänu sellele, et seda info on kättesaadav, on sellest rohkem rääkima hakatud, on ju. Ja nüüd nagu seda teadlikkust vaikselt tuleb, et uus generatsioon võib-olla nagu lapsed, kes siis peale 2000 on sündinud aastateks, nendel on natuke teine teadvus on juba. Et nemad nagu hindavad teistmoodi või elavad natuke teistmoodi juba, kui see vanem generatsioon alla seda 2000 eluaastat sündinud on. Ja, aga kas sa ise nagu tuled sarnase kogemusega sarnasest kohast? Täielikult, ma olen seda isegi päris mitu korda elus kogenud seda läbipõlemist ja kohta, kus sa tunned, et enam ei jaksa või et see kõik on mõttetu on ja ma ei viitsi enam edasi nagu, et tühi töö on siia teinud, olen pettumustunne, häbitunne, süütunne, viha, kõik võimenduvad tänu sellele, et sul midagi ei lähe nii, nagu sa oled ise plaaninud mõistuse põhiselt, on ju. Sest universumil on omad plaanid sinuga, on ju, aga meie mõistusega arvame, et asjad peaks alati nii minema, nagu meie tahame, aga paraku elus lähevad natuke teistmoodi asjad, on ju. Ja meestel ilmselt on nagu see ka, et mitte ainult meestel, naistel ka, kõigil on ju, tahaks tulemust ju kohe saada, aga kui see protsess võib juba kauem aega võtta, et võib-olla tahetaksegi siis mingeid lahendusi või nagu mingeid teraapiaid või vorme, mis nagu hästi kiiresti annavad. Absoluutselt, ega see on sama ja see ongi sealt nüüd tulnud sellest, et mingi toode teeb meid kohe korda. Et samamoodi on meile ju kogu aeg müüdud toodet, et võta see ära, tee see ära, siis juba oledki korras, on ju, või ka see on toode, et lõigake mul midagilt välja, et see on ka arstide toode meile, on ju, et me võtame sulle ära, et siis on asjad korras.
aga keegi ei taha tegeleda selle pikemaajalise nagu protsessiga, et jõuda sinna kohta, et miks need asjad nii vussi on läinud, on ju. Et juurpõhjustega, et keegi ei taha juurpõhjusest, juurpõhjused võtavad aega ja võtavad, ütleme, et seda tahet sult, et sa tahad sellega tegeleda, sest see on ebamugav. See on väga ebamugav tegevus iseenda tunnetega tegeleda. Isegi väga teadlikud inimesed ja mina samamoodi, ma olen nagu 12 aastat nagu väga sügavat tööd teinud endaga ja endiselt, kui ma tajun alateadlikult, et mingi protsess on täna tulemas, on ju, või mingi teraapia või mingi asi, mingi lahendus, et ma pean hakkama midagi lahendama. Mul on väga ebamugav iga kord endiselt. Aga ma võtan nüüd juba teadliku vastu, sest ma tean, et selle ebamugavus taga on alati mugavus. Ja ma juba nagu, ma olen sellest teadlikuks saanud, et see on vajalik, sest kui ma seda ei tee, siis mul hakkab veel ebamugavam. Ja mitte keegi teine ei tee minu eest tööd ära, kuigi seda praegu väga palju seda nii-öelda seda viljeletakse ja isegi kõik väga teadlikud enesearengu nii-öelda programmide müüjad räägivad sellest, et meie teeme teie eest töö ära, teie ainult vaadake ja kuulake ja kõik saab korda. See on jällegi see vastutuse äraandmine, on ju? Täiega vastutuse äraandmine, aga see on mõnikord vajalik esimeseks sammuks, sest et sealt inimene hakkab sealt juba ise teistmoodi tundma. Okei, et see andis minule mingi ühe sammu lähemale minu enda teadlikkusele, on ju. Et ma saan siit edasi liikuda ja ma hakkan võib-olla nägema seda kohta, et kus on vaja nüüd hakata vastutust võtma, et see on lühiajaline. Ta mõjub, kindlasti need mõjuvad kõik need enesearengu asjad ja tõstame käed püsti, et okei, paneme edasi, et kõik on hästi, kõik on positiivne, bla. Aga see on korraks ainult, et see on ainult hetkeks muutmine, meie nii-öelda selle tunde korraks ära muutmine, aga ega baastunne kuhugi kao. See rahulikult sulbib sinu sees edasi ja nii kaua, kuni sa selle lõpuks otsa vaatad ja võtad vastutuse, siis sul ei ole vaja nii tihti käia nendel motivatsioonikoolitustes, sest sa juba oled ise kogu heas tundes, on ju. Sul ei ole vaja pressida edasi, on ju, edasi kogu aeg, et tule nüüd sealt mugavustsoonist välja ja ole positiivne, aga kaua sa jaksad, see on ka, et tõstame endast sellest ebamugavusest sellesse nii-öelda kunstlikult mugavusse, aga see pole see lahendus, vaata, on ju. Et seda on nagu, jah, et inimene päris ära ei kukuks, on see väga hea ja ülikasulik tööandjatele. Ja vaata võib-olla see ka, et oleks mingi äärmus või oleks selline kesktee, siis tajuksid ära. Ja võib-olla alguses käia nagu palju, et sa saadki nagu tunda selle tunde kätte, et mul nüüd mul on endas see justkui olemas. No võt, see on ka, vaata, sa pead selle koha ära tajuma, sest inimesed jäävad, ka see on üks osa mugavusest, vaata. Et nagu käia ennast niimoodi utsitamas et noh. Et keegi teine nagu ravib. Keegi teine ravib ära ja lõpuni välja, et ka ravimitega on ju, et lõpuni välja ka, et ega siis noh, et ravimid samamoodi, et umbes, et võtame mingid ravimid, see teeb minu eest töö ära, on ju, et see on lihtsalt toetav mingitel hetkedel. Mina ka pigem olen seda meelt, et loodustooted on palju ajalikumad ja palju olulisemad, mis toetaks kogu süsteemi. Sest meie see immuunsüsteem on nii tark, aga me ei usalda seda. Aga immuunsüsteem ka ei saa korrektselt töötada, kui meil on enda sees nii-öelda asjad, mis hoiavad seda immuunsüsteemi korraliku töötamist kinni, alustades kõhus, siis et kõht ju on ju üks blokeeringu põhikohti. Et kui meil on tugevad tunded, mis me endas alla surume, siis juba kõht ei tööta korralikult, sest me hoiame kõhus neid tundeid kinni ja kõht juba on hoidmises. Me ei hinga enam, kui kõht on hoidmises, siis hakkavad ka kopsud hoidma. Ja niimoodi see jada läheb kuni ajuni välja, et aju ei saa enam nagu hapnikku. Ja siis see kogu niisugune jada hakkab pihta. Et vaata päris nagu pisikesed asjad, aga igalühel on oma mõju kõikidele meie enda sisemiste asjadele nagu. Aga kui altid üldse meie mehed on käima sellistel erinevatel laagrites, teraapiates, meestele mõeldud ringides, sündmustel? See on muutumas, see ongi hästi positiivne. Et kaua sa neid nüüd teinud oled?
no mina ise olen ju praktiliselt, ütleme meeste, võib-olla esimesele meeste kursusele oma elus ma läksin 7-8 aastat tagasi. Siis oli see hästi populaarne, kui Eestis alles hakkasid esimesed välisõpetajad käima ja siis oli nii, et olid lausa moodulid, et sa nagu käisid 5 erinevat moodulit läbi, mis kestsid, üks moodul oli 5 päeva või 6 päeva, kus võeti väga süvitsi läbi meeste psühholoogia üldse on ju, häbitundest kuni vihatunde väljendamiseni ja noh, ja siis võib-olla nüüd ütleme, et meeste ringe nii ja meestega tegelemist olen sihuke aktiivsemalt ise teinud 2 aastat, et ütleme ka, et ja siin on palju mehi, kes nii-öelda ka, et meestega siis on hakanud pakkuma meestele seda võimalust üldse, et tulla. Aga nüüd on see positiivne, et mehed enam ei häbene sinna tullekut, et see on ülivinge, et väga võimsad, mitte ei ole nii, et ma umbes 70-aastasena nüüd umbes vajun sinna nagu ringi kohale ja mõtlen, et noh, okei, nagu nii on juba nagu vaatab, mis siis saab, on ju. Vaid sa teed juba varakult selle otsuse ja sa näed, et see on ülivajalik selleks, et ma nagu püsiks mentaalselt tervena. Ja siis igas valdkonnas on ju parem, kui ma olen mentaalselt töös, suhetes, kõige. Aga see on hästi, vaata, see on tegelikult kogu maailmas, aga mis oli juba sellel ajal, et 8 aastat tagasi, mida need välisõpetajad nii-öelda väga imetlesid, et Eestis käisid noored inimesed enesearengu kursustel, kui mujal maailmas olid siuksed 60-aastased inimesed läksid enesearenguga tegelema, noori ei käinud üldse, siis Eestis hüppasid noored kohe sisse nagu. Ja see oli nagu nende jaoks, et vau, et nagu niuke teadlikkus, et te tahate tegeleda endaga ja see oli hästi positiivne. Kas meestel on kuidagi lihtsam tulla mehe juurde, kes hoiab ringi või naiste juurde või on seal nagu mingi vahet? Ma arvan, et ikkagi vaata see meeste ring nagu ikka motiveerib, sest et kui sul on siuksed vaatad, et väga nagu eeskujuks mehed on ees, et seal ei ole, et mingisugune, et ma nüüd pean täiesti omadega kas siis 2 äärmust ikka täitsa läbi või siis või siuke nagu noh, või mingi hästi nõrguke, et ma ei tahaks mingi silte panna, aga seal see ongi nagu ilus vaatepilt, et kõik mehed julgevad ja keegi ei vaata kellegi peale viltu, et mõni on nõrge, mõni tugevam, mõnel on kehaehitus sportlikum, mõnel pole üldse nagu elus pole sporti teinud, aga keegi ei vaata viltu kellegi peale, vaid just vastupidi, et selles meeste ringides kõik nagu toetavad üksteist ja see sõna ju liigub edasi, vaata, eks, et esimesed ringid on muidugi olid nagu väga keerulised, seal oli tead, et saakski 5 meest umbes kokku, oli nagu väga suur saavutus. Täna neid teed üritusi, tulevad 40 meest nädala lõppu, mis on nagu, et vau, on ju, et noh, et vabatahtlikult veel on ju. Ja tihti on ka nii, et mehe ja naised teevad ise meestele kingitusi. Ütlen, ma teen ise sulle, et ma lihtsalt teen sulle kingituse, mitte ma ei kingi sulle mingit jama, vaid ma kingin sulle siukse nädala lõpu on ju. Ja mehed on tegelikult hästi tänulikud pärast olnud, et oma naistele, et nad seda on teinud. Aga kuidas sellega on, et ütleme, kui ma tahan, et mees läheks, ma ei saa ju ka nagu sundida, kui ta ise ei ole valmis, aga kuidas seda siis nagu naistele soovitus võiks olla? Aga sa tajud ära mehe juures, et kui sa nii-öelda mehega vestlust pead, eks, siis sa tajud ju ära selle, et kas ta üldse huvi on, kas ta soovib areneda või ta raiub oma egoga sulle vastu, et taga on kõik hästi. Probleem on sinus, on ju, kui naises, et mina kui mees olen, ma olen terve, minu pärast ei ole siin ühtegi asja teist valesti siin peres, on ju, ja noh, selleni peab mees jõudma muidugi ja sa naisena tajud ju ära, et sa saad lihtsalt suunata, sest tihti ongi see, et naised pigem liiguvad alati eespool meestest, sest nad on ikkagi niisugused intuitiivsemad ja emotsionaalsemad hinged, et sellepärast, et nemad saavad ka võib-olla olla mingil määral eeskuks, aga kindlasti on asi, mida ei tohi teha, et sundida mees, sest et siis ta läheb plokki. Sa saad seda naiseliku kavalusega teha küll. Aga kuidas siis? Armastusega, lihtsalt suuna armastusega ja näita üles tänulikkust, mis see sinu jaoks tähendab. Et kui sa selle teekonna võtad, et kui palju see sinu jaoks nagu muudab või kui palju see sind õnnelikumaks teeb ja kui mees sind nagu armastab, siis ta loomulikult soovib ju, et
et ta ise ka areneks, et ta ei jääks kuskile järgi lohisema ja varem või hiljem see jookseb nagu kokku see süsteem, kui ei toimu mõlemapoolselt nagu liikumist. Kui üks liigub liiga kaugele ära, siis seal varem või hiljem tekib seal nagu lahkuminek, on ju. Ja kui sul on see tunne olemas su sees, et sa soovid jätkata selle kaaslasega ja sa soovid, et see liiguks sellisest pinnapealsemast tasandist sügavamale tasandile, kus mõlemad pooled areneks, mõlemad pooled muutuks julgemaks, sest et tihti ju vaata suhetes ei julgeta nii-öelda ehedad ja ausad ja avatud olla sellepärast, et haavad on all, on ju. Mõlemal poolel on haavad all ja siis pigem mängitakse mingit pinnapealset sihukest ilusat mängu, et kummagi haavu mitte lahti teha, sest kui need haavad lahti lähevad, see on nii väsitav inimeste jaoks, on ju, sest et ei ole seda oskust ja teadlikkust, kohalolust, on ju, et jääda, et üks pool, et see targem või eeskujulikum pool jääks siis nii-öelda kohalolusse ja toeks teisele poolele, et see on ka pendelduses alati, et see ei ole nii, et üks pool peab kogu aeg ühel olema, siis teisel poolel ei ole üldse ruumi olla nagu selles pooles, et ma saaks ka haavatav vahest olla, et ma ei jaksa kogu aeg olla nagu see tugipool. Vaata, siin tulebki mängu see, et selleks ongi vaja mõlemal areneda, et mõlemal tekiks see koht südames, et täna, nüüd olen mina toeks sulle, sest mul on praegu see koht nagu olemas, et ma saan sulle toeks olla, on ju. Mitte, et nagu üks on toeks ja teine lappab kogu aeg, et siis lõpuks see väsitab ära lihtsalt, on ju. See on ilus koht, kui lubad nagu lihtsalt lubad. Täiega ilus koht. Jah, et kuidas siis ikkagi hoida meest? Mees peab ise ennast hoidma. Üksi naine ei pea võtma endal kohustuseks meest nii-öelda. Jah, see tekib küll, see tekib nagu, see koht alati tekib. Sest kui sa näed, et inimene ise hoiab ennast, siis sa tahad teda juba toetada selles hoidmises ka. Aga kui sa pead tegelema ainult hoidmisega, noh, varem või hiljem, ega see siis nagu ei ole ju lasteaia kasvataja või siuke nagu ema eest mehele, mida tihti ollakse, on ju, et sellepärast seal on ka need traumad taga, et meestel on endal väga sügavad traumad emadega, siis nad võtavad endale uuesti ema ka, naiseks ka, on ju. Ja samamoodi naised võtavad meeste näol ka tihti endale isasid, on ju. Ja seal on need dünaamikad toimivad niimoodi aga see ei tähenda seda, et kui sa oled seda teinud, vaata, et see on ka võimalik ära muuta. See energeetika on võimalik ära muuta, aga selleks on vaja mõlemal poolel endaga emotsionaalset tööd teha. Täna ma olen ise selles nii pikalt ja sügavalt sees olnud ja ma täna nagu võin ülijulgelt öelda, et ka kõik füüsilised muutused kehas ja organismis ja kogu meie tervises, et kõikide alustala on see, et meie emotsioonid on meid lukku pannud ja pärsivad meie normaalset immuunsüsteemi nii-öelda tööd, on ju, mis on väga tark süsteem. Ja see ei ole ainult nii, et võib-olla, et ainult meie teemad, nagu emotsionaalsed teemad, et see on, emotsioonidel on ka, emotsioon on energia, on ju. Et kui sa selle energia endast vabaks lased, siis vabaneb ka sinu ema, vanaema ja veel vanaema, see kandub sinusse edasi. Ja lõpuks on nüüd see lõpulüli, kes võtab vastutuse, et ma lasen selle energia nüüd sellest suguvõsast vabaks. Muidu teevad seda tööd minu lapsed, minu lapsed ja üks muster. Ja inimesed ei usu seda tihti, aga mõtlesin, kui te nüüd päriselt korraks süvenete ja vaatate enda seda kas või sugupuud või seda mustrit, mis on teie emadel, teil ja isegi kellel on lapsed suured, teie poegadel ja tütardel, täpselt samad probleemid suhetes. Kus see loogika siis on, eks? Energia kandub, üks ja sama energia tõmbab ligi ja energia on ka, et see, mis energia su sees on, seda energiat sa ligi tõmbad, et sa saad endale tavaliselt peegelpildi, on ju. Peegelpildi enda kaaslaseks, et oleks võimalikult silme all sul kogu aeg see teema, millega sa tegelema pead, on ju. Jaa, täpselt. Et tahaks süüdistada küll alati, et sinu oled ainult siuke, aga midagi on meis endas ka, on ju, sest me oleme peeglid, nagu väga head peeglid. Minu meelest see koht on ka, ma ise olen märganud seda,
et kui mina teen mingi aspektiga tööd, siis kuidas mul vanematel see muutub. Nii hästi on näha, et mis iganes. Vaat sa oled aru saanud sellest, aga see tundub voodoo'na inimestele ja nad ei usu sellesse. Ja see toimib nii kiiresti. Lapsed ka, vaata, et tihti need väljas olevad lapsed on ju need kõige rohkem kannatavad pooled, eks. Eriti siuksed kuni 10 eluaastat, eks. Need on nii suured antennid sellele, mis vanemate vahel toimub, tähendab, eks. Ja nad võtavad seda lihtsalt kõike endale ja elavad ise läbi ja siis vanemad saavad, miks lastel viga on, kogu aeg haiged, kogu aeg probleemid, ka koolis tekivad mingid asjad, on ju, see on kõik energia, nad ise tõmbavad ligi neid olukordi, et ka nende sees aktiveeruks see kõik, see teema, mis on nagu vanemate teema, on ju, et nüüd ongi küsimus, kes siis lahendab, eks. Võib-olla sellel 7 või 10 aastasel tal ei ole seda teadlikkust veel minna ise, võtta vastutus, võtta selle tunde eest, aga vanemad lahendaks ära, lapses muutub kõik. Ja vanemal on ka hea peegel see, et ta näeb, et okei, sellised teemad ikkagi, sellised kohad. Ja need on inimesed ei usu. Ja need on need kingitused tegelikult, kui sa näed seda kohta, et siis seal all on nagu peidus see miski. Ega see kuhugi kao ju. Me arvame, et see kuidagi vaibub ära või noh, hästi paljud. Et ei pea sekkuma, ise nagu laheneb. Hästi paljud psühholoogid kahjuks töötavad tänase päevani või selle tehnikaga, et mis seal ikka pane ära see moosi riiulisse on ju. See moos nagu, see tunne on see moos, ära tegele sellega, tõsta see ära ja mõtle muudele asjadele, leia asendustegevus ja proovi mitte mõelda, et see tunne on sul siuke on ju, või unusta see sündmus ära, see ei käi niimoodi. See sündmus on vaja uuesti läbi elada, see tunne on vaja uuesti läbi elada, see tunne on vaja läbi lasta endast, see on üliebamugav, sest et pigem inimesed ütlevad, tead, kui palju on juhtunud niimoodi, et tulevad teraapiasse ja üks päev ennem hakkavad niuke protsess pihta, et ta teab juba, mida ta ees ootab, et millele ta otsa peab vaatama ja ta lihtsalt loobub. Mõnikord võtab mõnel aega 2-3 aastat, kuni uuesti selle kohani jõuda, sest et aina ebamugavamaks läheb, on ju. Aina sügavamale nagu kukub see. No ega see kuskil ei kao siis, on ju. Aga kui siis mõtleb, on ju, teeb läbi, mõnikord võtab see tugevam protsess on ju 2-3 tundi aega, et jõuda selle kohani, et see saaks vabaks. Ei juhtu midagi 15 minutiga, ei juhtu 20 minutiga, et kui inimesed lähevad vastuvõtule, kus neil on öeldud, et meil on 15 minuti, 20 minutit, sa jõua kohalegi selle ajaga. Ma mõtlen seda kohale jõudmist, seda kohale iseendasse, sa ei jõua isegi sellesse tundesse, mida sa tundma peaks. Need on pikemad protsessid, et inimene avaneks on ju. Siis on ka see hästi suur vahe, kas terapeut paneb liinitööd, on ju, et tal on päevas 10 klienti, kellel igal ühel on antud pool tundi ja käib mingi ultramm, on ju. Mitte kunagi ei jõua õigesse kohta, mitte kunagi. Ma olen seda nii palju näinud ja kuulnud ja märganud, et kahjuks see nii on, et või sa valid sellise inimese, kellel on aega, kes pigem töötab kvaliteedi peal, on ju. Ja aitab sul jõuda sellisesse ilusasse kohta, et sa saad endast lõpuks need asjad nagu lahti, et see on üli suur vahe nagu, mismoodi keegi töötab nagu. Ja kuidas keegi nii-öelda ruumi hoiab. Inimesed võiks nii palju julgust olla, et tunnetage ära see kohta. Kui sa näed, et sa tajusid, et sind ei kuulata seal või sinuga ei olda kohal vastuvõtul, võtke uus terapeut endale, ärge jääge sellesse kinni, et seal ei juhtu midagi, te raiskate ainult raha. Et tunnetage ära see koht, see mõttes see inimene, et kes siis on see, kes on see sinu inimene. Tal peab aega olema ja mis kõige olulisem on see, et see terapeut peab ise ka endaga olnud tegelenud ja tegelema igapäevaselt edasi. Sest ega siis, kui sa elu elad, eks, kui sa oled elus aktiivne, kogu aeg juhtub. Meie ümber käib kogu aeg elu. Ja elu paratamatult aktiveerib meis mingeid asju kogu aeg uutest nurkadest, uusi tundeid aktiivseks ja kui me siis nagu jälle need maha surume, siis kahjuks nagu on raske ka teisi aidata, kui sa ise ei olegi ennast aidanud või ise endaga kontaktiseks. No aga mehed ju väga ei taha teraapiasse. Küll nad lõpuks tulevad, vaata see paraku need ega minu puhul samamoodi, et lõpuks sa jõuad sellisesse kohta, et nüüd on nagu kuristiku äär, on ju.
et enam pole valikut, jah. Kas nüüd valik on, kas hüppad alla ja hakkad tegelema endaga, see valik on, sest nii halb on ja nii ebamugav on ja kahjuks vaata mehed kahjuks väldivad iseendaga tegelemist päris pikalt ja väga tihti jõuavadki selle kohani, et nad hüppavadki kuristikust alla. Ja see on kurb pool. Aga õnneks, kuna sellest on hakatud rohkem rääkima ja julgustama mehi, ja need mehed, kes on kõik läbi teinud, vaata kõige parem peegeldus on võib-olla inimestele see, et sa näed ju inimese pealt, ta on teistsugune. Ta on teistsugune, ta on õnnelikum, ta imas on mingisugune teistsugune kergus, on ju, tal on komplekse vähem, eks, ta ei lähe närvi nii lihtsalt, eks, ja kõik need peegeldused innustavad, et ma tahan ka siukses kohas olla, mul on ka vaja siukest tunnet endast, ma igatsen, ma nagu otsin seda kohta, ma olen terve elu otsin seda kohta, et jõuda sellesse kohta endas, eks. Ja see on see, kus käib klikk ära, ja ma otsustan selle poolega tegelema hakata. Ja kui see ongi nagu siis nagu kärge efekt, vaata, et kui juba see 2 meest tegelevad, siis juba mingi, et need 2 peegeldavad edasi, 4, 6, 8 ja 12 niimoodi läheb. Ja mis on Eestis nagu fenomenaalne koht, vaata, et Eesti on nii väike ja siin kõik teavad kõike, eks, ja see ühiskond on nii pisikene meil, eks, et meil on võimalik olla nagu väga suureks eeskujuks kogu maailmas, et kuidas teha väga kiiresti teadvuse muutus või üldse nagu sellise mustri muutus. Vanasti oli see tõde ja õigus, on ju, kõik elasid tõe ja õiguse järgi, et sai ainult raske tööga ja üksteisele ärapanemisega edukaks saada või nii-öelda kuidagi üldse elu läbi elada. Siis täna võiks vastupidi, et näidata, et see, et me võtame vastutuse oma tunnete eest ja meie ümbruskond, riik ja meie lähedased ja sõbrad on palju tervemad inimesed ja siin on hea olla. Ega see on ju ka ühisenergia, ühisteadvus, mis nii-öelda, miks siia nagu mingil määral, mäletan, et just kõik välismaa õpetajad, kes käisid, nad tulid siia, nad ütlesid, et siin Eestis on midagi nii teistmoodi. Et siin on hea olla, siin on kerge olla, esiteks siin ei ole palju rahvast, on ju. Teiseks siin ei ole nii tugevaid usulisi mõjutusi, et ei ole inimeste ajusid nii tugevalt ära pestud, on ju. Inimesed nii-öelda on vabamad ja hästi innovatiivsed, kuna meid on nagu mingis mõttes, et ühes mõttes on see jama, et meid on hoidnud ikke all ja meid on hoitud nagu vaos. Meie energia, et me ei ole saanud lihtsalt midagi teha, kui see nõukavõim oli, meid lihtsalt hoiti nagu vaos ja siis, kui see üks päev lahti läks, see tahe, see energia, need ideed, see innovatiivsus, mis kõik eestlastes sees on, vaata, millise kiirusega lähevad. Eestis täna ikkagi ma ütleks, et kõik kuulsamad startupide tegijad on eestlased, ja see on nii äge, et vaata, sest meie energia on vaos olnud. Ja nüüd, kui meie energia läks lahti, siis meil oli nii palju, meid ei olnud kuidagi programmeeritud, et saab ainult nii, vaid kõik see idee on nii vaba, vaata, et me lubame nüüd endal kõigel tulla. Nii äge mõte. On ju? Ja kuna praegu on juba see programm, et Eestis on nagu nii palju innovatiivseid ja ägedaid lahendusi, siis on ka nagu see muster sees, et ma võin tulla ka mingi ägeda lahendusega välja. Et mitte, et see on võimatu meil siin. No jah, et näed, juba see on tehtud, nagu, et see on ka programm, et keegi juba tegi, alati saab paremini teha. Ja alati saab, ja see on ka enesearengu vaata, et näed, see juba tegeleb ja see juba teeb. Aga tee veel ägedamalt, tee veel võimsamalt seda kõike, et sellepärast vaata ka Mindvalley täna peakontor on ju Eestis on ju. Et ja samas ikkagi ma jälle ikkagi tulen selle juurde tagasi, et aga jõudke sealt ka sellest jutu tasandist, mis nii-öelda pigem nagu on siuke, et ma istun tugitoolis kõrvaklapid peas, kuulan ägedaid ettekandeid, podcast'e ja nii edasi, aga jõudke sealt nüüd tegevuseni ka, et ka meie sellest tänasest vestlunest, et võtke siit mingi teadlikkus, tehke endale mingi äratus, me oleme äratuskellad lihtsalt sinuga, et me toome seda äratust nii-öelda sellisele meie
ühisteadusesse, et inimesteni, et saakski muuta meie Eesti riigi kõige nagu tervemaks ühiskonnaks. Aga see kõik on tore, aga oleme nüüd hästi praktilised, et mis siis võikski olla need praktilised soovitused, kust alustada? Kust oleks justkui kõige lihtsam alustada? Kui ma olen 40 mees, ma tunnen, et mul ei ole väga mugav olla ja võib-olla ma olen ka see 40 naine, kes näeb kõrvalt, et mu mehel ei ole väga mugav. Aga number 1 ongi, et kõigepealt leia võib-olla mingi töötuba või küsi nõu või näiteks meestele, ma arvan, üks parimaid, seesama minu raamat on ja, et ilma naljata, et ma olen pidanud 12 aastat tegema ringiga minema, väga palju tühjad, tegema selleks, lõpuks aru saada, kui lihtne tegelikult kõik on. Et läbi selle pingutuse jõudma lihtsusesse, et teil ei ole vaja üldse nii palju aega raisata, et lugege, saate palju juhtnööre, minu kogemusi, mis minule toimivad, on ju. Näiteks minu jaoks hästi oluline pool jooga, et mis aitab minu keha sellesama, et mis meestega juhtub. Meestega lähevad nii pingesse, aga nad ise ei näe, et sinna pannakse tööd hästi palju, on ju, kehasse, hästi palju jõusaali, treeningut, pidev treening, et niigi on keha pinges, paneme veel rohkem, sest et ebamugav on, kui trenni ei lähe, siis on ärevus hästi suur õhtul, aga kui trenni ära teen, mõjub nagu väga hästi. Et mingis mõttes maandab, aga mingis mõttes paneb aga ikkagi keha üks asi, siin ongi see, et lõpuks ka see ei toimi enam. Ja minu juurde on jõudnud inimesed, kes on 30 aastat trenni teinud ja ütlesidki, see toimis 30 aastat, enam ei toimi ja nüüd on jama käes. Nii ebamugav on ja ei toimi isegi väga tugevad rahustid, ei toimi enam. Sest nii pinges on kõik, on ju. Ja pinge on ju, vaata, see ongi see, et kui me, et mis me nagu see põhisõnum inimestele, et kus need siis tervis veel hakkab alt vedama, on see, et emotsioonid tekitavad hapet kehasse. On ju, gaase kehasse, eks, hakkame paisuma, me läheme õhku täis, eks. Ei ole enam vesi, me oleme õhk. Need õhumullid vee sees on ju, väga ebamugav kehal olla. Teiseks on see, et see happeline keskkond kehas on ju. Et see on ju kõik sooduspinnas kõikidele haigustele on ju. Ja sealt need jamad nagu pihta hakkavad, ja nii kui on väga kiireid tervenemisi olnud isegi, et teraapiates, kui inimene on enda sees väga tugeva haava ära parandanud, siis ta läheb järgmine päev kontrolli ja arstid ütlevad, et mis mõttes, et seda ei ole enam. Ja nad ei usu, see pole võimalik. Tehakse kompuutreid väga erinevaid, et naistel tihti vaata rinnavähiga seotud asjad, eks. Rind on ju naisel kõige emotsionaalsem koht, eks. Siin on tema antenn, siin tema nagu süda vastuvõtmine, mitte ainult naistel, aga naisel on rohkem, kuna naised mõtlevad ikkagi siit rohkem kui mehed on ju. Ja kui sa ei saa siit tunda, et kui sind surutakse maha või kui sul on trauma sees, siis hoiad ja lõpuks siia tuleb pinge on ju, mis siis lõpuks siis väljendubki mingisuguse haigusena. Meeste kõige turvalisem koht on eesnääre, on ju, sinna on kõige turvalisem ära peita asju, on ju. Et sinna nagu nii lihtsalt keegi torkima ei lähe, eks, et ja see on nii hea turvaline koht oma häbi ja võltshäbi ja kõik pinged ära peita, eks, viha ja kurbus ja nii, et ütleme, et täna ikkagi kordan mitmes juba, mitte tähendab kogu aeg rõhutan seda, et just kahjuks see dünaamika on, et meeste jaoks on hästi raske tunne, kurbuse tunne. Viha tuleb nagu suht lihtsalt meeste seest välja. Naiste seest jälle ei tule viha välja, see niisugune viha tundmine on võõras, see pole naiselik, on ju. Aga kurbus on väga naiselik, on ju. Ja siis need ongi need peegeldavad pooled, vaata, on ju, et nii-öelda mehed õpetavad naistele kogu aeg, kuidas viha välja endast lubada ja minna kontakti sellega ja naised õpetavad meestele, et kuidas siis ikkagi on okei kurb olla. Mehed nagu kardavad seda kurbust natuke selline mulje. Väga, sest et miks siis? Tihti on nii isegi teraapiates, et kui sa nagu mehega räägid, et pane silmad kinni, ta ei taha isegi silmi kinni panna. Sest nii kui ta silmad kinni väheb, siis tal läheb see kontakt välismaailmaga ära, on ju.
kontroll siis. Kontroll, just. Ja ta peab kukkuma siia allapoole. Ja see on nii ebamugav tunne, et ta nagu ütleb, et mida iganes, ma ei tee seda praegu. Ja ta polegi valmis, vaata. Ta polegi valmis, aga see on ka okei, et see on step by step, sest et see koore, mis sealt välja tuleb, see on võrreldav niisuguse infarkti tundega teinekord. Et see tekitab niisuguse tunde, nagu tekiks, aga infarkti ei teki. Lihtsalt see valu on nii suur, et see tunne, et see justkui kõik jääb seisma või sul lõhked seest, et see on lihtsalt, su süda lõhkeb sees. Sest et, aga see tunne on ka tihti ka see võitlus tekib, et see ei taha tegelikult veel vastu võtta, see vastu võitlemine või see punnimine tekitab pigem seda valu. Sest valu tekitab pinge, aga pinge tekib vastupanust alati, et me ei luba. Et sellepärast nagu keha, vaata kui kehatööd teha, et kehal on ka oma teadlikkus, oma mälu. Ja nii kaua, kui me nagu midagi veel endas kinni hoiame, siis me keha on valus. Kui me lubame vabaks, kui me õpime lõdvestuma, aga lõdvestumine tähendab ka tunnete lubamisteks. Et siis hakkavad asjad liikuma ja kui sa lased asjad liikuma, siis keha ka vabaneb kohe. Ja sa võid tunda pigem, sa hakkad energiat tundma keha töö ajal, mitte enam valu. Aga mis tunded need sul endal on olnud sellised põhilised, mida sa ei ole tahtnud tunda? Hästi suur kurbus, megakurbus, sest ma olen jõudnud ka selleni, et see on mul hästi pikalt suguvõsa liini pidi tulnud, kuna minu vanaisa kaotas väga varakult enda vanemad. Minu vanaisa kaotas väga varakult enda vanemat, aeg oli siuke, sõjaaeg on. Minu isa, isa oli niuke, kes võib-olla väga ei näitanud üles armastust ja hoolivust ja lõpuks hakkas ka alkohol külge. Ja see pool ja õnneks minu vanemad on mulle toeks, aga vaata, aga mina olen pidanud ka tippsportlase karjääri nagu sees olema, kus nii-öelda ei olnud siukest nagu mõistmist või leebet lähenemist, vaid ainult jõumeetodiga lähenemine. Ja kui sa alustad seal ikkagi niisugusest 10-aastaselt seda treeningut ja juba seal on ainult piits, mitte präänikut, ainult piits, eks. Siis kui palju kurbus su sealt sisse jääb, et sind ei mõisteta, et sul ei lasta olla laps, et sul ei lubata rõõmu tunda, sest rõõmu tundmine on see, et sa umbes ei võta tõsiselt asja. Et sa pead kogu aeg hambad ristis, vihase näoga olema, sa pead kogu aeg nägu punnis, pinges olema, et siis sa oled tõsiselt asja kallal. See, et rõõmuga jõuad palju kaugemale, seda nagu, see on jälle see tõde ja õigus, nii tugevalt sees. Ja häbi, hästi tugev häbi ja süütunne, mis on üks inimesi kinni hoidev tunne, on süütunne, midagi enda eksimuste pärast, eks süütunne, et midagi elus on, mis iganes juhtunud, mis võib-olla sa ei ole nii mõelnud või sellel hetkel sa oled nii-öelda olnud siukses kohas, kus sa ei osanud teistmoodi. Ja nii edasi ja veel viha on ka samamoodi, et lubada enda vihal nagu välja tulla, sest see on frustratsioon, see on rahulolematus. Aga miks viha tekib nii palju inimeste sisse, on see pidev kiirustamine. Kiirustamise ühiskond. Ja vaata, see viha toimib niimoodi, rahulolematus ja viha, et kui meil on kogu aega aina vähem, meie sisse tekib tunne, et meil ei ole enda jaoks aega üldse enam. Et me pole olulised. Me pole, nagu just me teame, et me oleme, aga meil pole aega enda jaoks. Sest et kõik tahavad midagi, me elame kõikide teiste jaoks, kõik nõuavad midagi, aga see on ka õppimiskoht, et öelda stopp, kuule, mina olen number 1. Aga süütunne ei luba seda öelda, et ma olen number 1. Süütunne juhib meid, me ikkagi teeme süütundest enamus asju ära ikkagi. Jälle vaatame, oma aega ei ole, jälle on õhtu käes, mõtled, et jummel. Et kõikidel teistel ütled jah, aga ise endale ei kubeks. Ja siis lähed veel koju, tunned, et tahaks korra välja lüütada. Siis on veel lapsed, siis on naine, kes vajab tähele, kõik vajavad ju ka tähelepanu. Siis sa jagad ennast veel sinna laiali ja siis mõtled, oh my god, juba on hommik käes ja siis mõtled, et kuidas ma selle päeva nüüd üle elan. Ja see lõpuks tekitab ju viha,
see, et sa enam kuhugi ei jõua, et sul pole aega, sa ei saa ühtegi oma tegevust teha, sest sa võtad vastutuse kõikide teiste eest, süütundest, on ju. Ja lõpuks see rahulolematus kasvab, aga see rahulolematus on ju kõik terves ühiskonnas, ühisväljas, on ju. Ja lõpuks on kõik rahulolematu, nagu kogu see valitsus ka, kes meid juhib, on rahulolematu, kus see tuleb ja nii kui sõidad linnast välja, see on linnas kõik, on ju. Maal elavad inimesed natuke rahulikumat elu, on ju. Ja see energia on täiesti teine, tuled linna, tunned, et mingi ärevus hakkab tulema, käid nädala lõpus, kus linnast väljas tunned, nii hea on olla. Hakkad linnapiiril, siis mis asja, mingi eriti nõme tunne hakkab sisse tulema, see võtab harjumist, sest sa harjud ka sellega ära. Midagi ei ole teha, linnas peab elama, sa pead õppima ka sellega toime tulema, on ju. Küsimus on, et kas sa järgned ka sellele energiale, mis tahaks sind hirmasti suruda, et ole ka kiire ja tee ka kõike kiiresti. Ma tead, miks inimestes on see kiirustamise on ju teema või? Identiteet. Nad ei tunne, et nad oleks muidu keegi. See Instagram ja Facebook. Et see tekitab nagu mingi ägeda tunde, et kui mul on kiire, et mingi aeg ma Just, ei no see näitab, et sa oled asjalik. Aru, ja tähtis ja oluline tähtis kuidagi. Ja sa oled olemas ja sa toimetad ja sa oled vajatud ja nõutud ja aga see on kõik väline identiteet, on ju. Kui sa leiad iseenda sisemise identiteedi ülesse, siis sa tõmbad kohe rahulikumaks, siis sa hakkad aru saama, et mul on kõik siin olemas enda sees. Mul ei ole vaja tõestada kellegile hullupööra, et ma olen midagi teistmoodi väärt. Kui ma ise endas väärtuse tunde üles leian, siis ma ei pea kellegi väljapoole tõestama, et ma olen väärt. Et vaadake, kui palju ma saavutan, vaadake, ja tihti on nii, et vanemad veel on ju enda väärt olemistunnet rahuldavad läbi laste medalite, läbi laste saavutuste, läbi laste, vaata, kui palju ülikooli ta on läbi käinud ja vaata, kui edukas ta on ja vaata, kui palju ta teab ja vaata, mis tunne mul on, sest ma saan jagada kogu aeg Facebookis, et vaata, kui palju mu lapsed saavutavad kogu aeg, on ju, sest ma väärtustan läbi selle ennast, on ju. Aga tegelikult võtta vastu iseenda väärtustamise tunne ja sa ei pea seda kõike väljapoole nii palju tegema, on ju. Ja see ongi, ja siis sul ei ole vaja seda identiteeti enam nagu välispidiselt tõestada, vaid sul on see identiteet juba olemas, sinu enda sisemine identiteet. Ma märkasin ennast sellest kohas ära, et ma ka natukene enda identiteet läbi mehe, kui tema nagu mingi ägedaid asju teeb, siis kuidagi. Sul on hea tunne või? Aga see pole see, näitab, et sa pole ise vastu võtnud. Ja ma ei saaks ka öelda, et ma olen sellega lõpprahu teinud. Kaugel sellest nagu nurgakesi on veel küll ja küll, millega tegeleda, on ju. Aga mis ongi nagu see, et jõuame sinna tagasi, et kõik tahaks kohe toodet saada. Andke mulle see kohe, lahendage kõik mu asjad ära ühe korraga. Ja võt siis ja ega ta ei muuda. Vaata, kui inimesele annad midagi väga lihtsalt, on ju. See on ka nagu lihtne raha. Kui raha tuleb liiga lihtsalt, või eriti veel, kui sa nooruspõlves saad kohe seda edukust, kohe antakse sulle 1 miljon kätte ja itsigi teha midagi enam, on ju. Et kohe on nagu, aga kui sul on see, et raha pole enam eesmärk, vaata, on ju, vaid raha on lihtsalt vahend su jaoks. Elustiil, et ma kasutan seda, mul ei ole seda nagu, ma ei pea seda hambas ristist teenima, sellepärast et oma staatust tõestada kellegile, et näidata, et ma olen keegi, et mul on nii palju raha ja mul on seda ja teist. Ma tean väga paljusid selliseid inimesi, kes on rikkad ja nad on nii lihtsad ja nii ehedad inimesed, et nendega on nii äge koos olla. Ja ta on selliseid türnüfleid, kellel on nagu raha. Inimese on täielik crap, täielik crap. Ja siis nagu nii-öelda nagu vaata, siis näedki seda vahet ära, et kui sa võtadki, ja see ongi kõige põnevam koht on selles, et kui sa selle raha teema enda jaoks ära lahendad, on ju. Ja sa võtadki, et see, vaata, miks on nii, et kellel juba on, seal tuleb kogu aeg kergusega. Lihtsalt vaatad, et inimestel 1 ja 2 ja 3, kõik asjad õnnestuvad, sest ta teeb seda kergusega. Ta ei pea enam midagi tõestama kellegile, ta lihtsalt naudib seda nii-öelda liigutamist ja toimetamist, on ju, ja tal on nagu kergus sees ja kergesse kohta tahab kerge energia tulla, on ju, ja sul on see, ja siis hakkavad asjad juhtuma. Minu see kerguse kohta on hästi oluline märksõna, et ma olen ise ka väga palju mõelnud selle peale.
ma olen kuskil kogu aeg arvanud, et elu võib olla kerge, aga mingil hetkel ma nagu tabasin selle koha, et kui ma nii arvan, et siis, et võib tekkida see tunne, et sa ei võta nagu tõsiselt või et see ei ole tõsiselt võetav. On ju? Et justkui nagu kergemeelne sõna on ju ka. Kuigi kui ma hakkasin mõtlema, et kergemeelne, kerge meel. Me ju tahame tegelikult seda kerget meelt. Seda me otsimegi taga. Seda me otsimegi. Et me meel ei oleks raskuses ja et ei forseeriks mõtteid üle ja me meel oleks kerge. Aga miks seda, ja see ongi tihti, et see ärritab inimesi, kes ise ei ole enda seda kohta vastu võtnud. Vaata lapsi, vaata millise kergusega nad kõike asju teevad, nad ei mõtle ennem, et ei tea, kas ma ikka saan seda teha. Kui ma nagu nii teen, siis või tea, mis võib juhtuda või et see ei ole sellist raskust, nad ei nagu mõtle üle, sest neil ei ole veel neid kogemusi elus, et kus neid nagu maha tehakse, võib-olla kui vanemad just seda ei tee, või et neil ei ole neid hirmusid, et kui nüüd ma ebaõnnestunud, mis must mõtlema hakatakse. Jah, koolides, lasteaedades tihti on juba seal käib mingi hierarhia, et kui sa midagi teed teistmoodi, kui kõik on harjunud, siis juba sind vaadatakse nagu outsiderit. Aga see on ka üks inimese arengu osa, sellepärast kunagi ei anta nagu inimesele seda, et jõuda nagu sellesse kergusesse, pead sa sünnist kogema mingi osa oma elust läbi seda raskustunnet või neid kogemusi, et jõuda jälle sellesse sündimise kergusesse tagasi. Et sellesse kohta jõuda, sest muidu sa taipamisi ei teki. Et muidu sul ei teki, sest elust taipamisi, kui sa ei ole kogenud, et siis sa juba tead, okei, ma olen olnud siin kohas, mul ei ole vaja siin enam midagi tõestama minna, sest see ei toitnud mind, see ei aidanud mind kuidagi paremasse otsa, oli mu ego kohta ainult. Ego tõestamiseks vajalik. Et kui me nendest kohtadest läbi lähme ja selle teadlikkuse nagu ära teeme, siis hakkavadki muudatused tulema vaata. Need ilma nendeta ka ei saa, sest me ei õpi muidu. Minu meelest ka, et see ilu kogemine, kerguse kogemine, et see võibki tulla nagu läbi selle, et sa võtad selle valu vastu ja siis nii ongi. Ja see tegelikult on ju lihtne. No just see kergus ja lihtsus, vaata nüüd kaks sõna käivad, peakski koos käima. Ja kui sa muutud kergeks, siis sa muutad ka lihtsaks. Ja kui sa oled lihtne, siis on kõigil ka sinuga koos lihtne olla ja kõik tahavad suga koos olla, sest sa oled lihtne. Et sinuga koos ei ole, et kui sinna nüüd selle inimese koos, siis ma pean, hakkab juba pihta see sisemine nagu protsess, et siis ma pean nagu valima, mis sõnu ma räägin ja siis ma pean kindlasti teatud riided selga panema ja siis ma pean käituma kindlasti niimoodi ja siis mul peab olema veel mingisugune kindlasti mingi staatused, millest ma esitlen, et mis töökohad või mis saavutused mul on ja sa oled käinud küll seltskondades, kus ei ole lihtne. Et nii palju maske pead ette panema. No just. Ja pärast see maskide äravõtmine võtab energiat ja võib-olla mõni mask tundub nii mõnus, et ei tahagi ära võtta pärast. Ja mis on nagu huvitav, mul on hästi palju teraapiatest välja tulnud seda, et inimene siis nagu küsib, et ma ei tea, mul tuleb kogu aeg siukest tagasisidet, et ma väsitan inimesi, et minu olemine või minu olek väsitab inimesi. Mulle antakse pidevalt tagasi, et suga koos lihtsalt oled, et ma lihtsalt pärast tunnen, et mingi nagu vampiir oleks üle käinud. Et kuidagi intensiivne siis või? No pigem, et mis asi see väsitab siis vaata inimest. Ja lõpuks ta saab aru, aga kui palju maske tal ees on. Ja kui sa oled nagu võlts, siis suga ongi väsitav koos olla. See ehedus puutub, see päris ehe kontakt inimesega, et ole päris sina, siis see on kerge. Kui sa ei ole sina, siis see on nii raske, sest ma ei saa sust aru, ma ei saa suga kontakti. Ja kui ma sinuga kontakti ei saa, siis ma väsin ära. Ma ei viitsi nagu vastu seina joosta, vastu seda maski kogu aeg joosta. Aga võib-olla mingis mõttes võib ikkagi niimoodi ka väsitada, et kui ma olen just vastupidi hästi kohal ja ma küsin su käest nagu hästi päris asju, ja võib-olla see inimene tunneb, et ta nagu peab kuidagi otsima neid vastuseid või? Aga see on ka mask, kui sa otsid vastuseid. Kui sa oled ehe, siis sa ei pea otsima. Siis sa lubad endal olla. Nüüd oli ilmselge näide inimese rahulolematusest. Ta ei ole rahul oma palgaga, ta ei ole rahul oma töökohaga, tal on rahul, et tal on kiire, ta peab selle ära tegema, sest mind ei huvita. Minul on tööaeg,
mina pean selle ära tegema. Noh, näha inimese olemusest, et on rahulolematu, ja see energia juba. Ja sa saad juba aru, ja ma proovisin talle nagu vaata ilusaid sõnu öelda, et see rahulolematus, et kõik on hästi ja lubage. Ikka noh, see võtab aega teinekord inimesele. Tegelikult ta tahaks, et ta keegi läheks, ütleks, kallistaks ja ütleks, et ülihead teete, nagu, et ilma sinuta oleks ma nii nõmena. Ja oleks kohe teine. Nii hästi illustreeris praegu meie vestlust, et meil oli siin praegu olukord siis, kus Tiit käis koridoris. Et vaikust palun ühesõnaga küsimas. Jah, et tegelikult võib seda vabalt nagu sisse tuua, et see on elust enesest. Täpselt. Et kuidas need asjad nagu peegeld, meil tuli praegu kõige parem peegeldus, kus mingi persse ma oli lindistusega, minul on lapp, koridor, plaan ja kiire. Ja mindi koti, et teie ei saa vaikust tahate. Aga Tiit, kuidas siis ikkagi pingeid maandada? No mina saan rääkida ainult enda kogemusest, et minu jaoks on kõige olulisem asi, et leida aeg endale, võtta väike jalutuskäik, kui vähegi võimalik iga päev, mingi pool tundi minimaalselt, tund aega lihtsalt õues, värskes õhus ja hingata sellel ajal. Sest et see hingamine on üks olulisem asi, see tupli kohe hingasid. Ja teine asi on see venitus, et vaata, mis hakkab ka keha, mis juhtuma hakkab, et kuidas see keha nagu kinni läheb, on see, et meie sidekude, mis on naha ja lihaste vahel. Kui me seda ei venita, kui me ei liiguta teda, kui me oleme stressis, siis ta nagu keha aina rohkem tõmbab kokku, meil on liikumist vähe ja siis naha ja lihaste vahele tekib liim. See sidekude liimub ära ja kui ta ära liimub, siis keha läheb valusaks. Sest ta ei saa enam liikumist, ta ei saa venitust ja me teeme veel jõudu ka peale, et siis me väliselt näeme nagu juba hästi ilusad välja. Aga sees on nii ebamugav olla, et kõik kohad tirivad ja vastik on olla ja siis me mõtleme, mis selle taga on ja siis me otsime jälle nagu rääkisime neid võimalusi, et ruttu põgeneda sealt, eks. Ja sellepärast mul on näiteks jooga, meestele soovitan in-joogat, mis on just see, mida kõige rohkem vaja on lõdvestust, sest meil see pingutus võrdub lõdvestus, peaks olema 50-50%. Täna meie ühiskonnas on 95% pingutust, 5% lõdvestust, sest inimestel on raske lõdvestust võtta, sest süütunne ei luba. Ja just see yin-praktika, ehk siis see olemise praktika. Olemise praktika, lihtsalt tundi tulla, 2 tundi, no tund 45, 2, kuidas kunagi, lihtsalt ole 5 minutit asendis, hinga, luba endal venitada, aga see ei ole, see ei pea isegi füüsilist, ma spetsiaalselt ise ka võtan endale neid praktikaid, siis ma tean, et mingi alateadus tahaks lükata mind kogu aeg tegevusse. Et sa oled väärt ainult siis, kui sa midagi teed, et sa pole väärt puhkust, sest muidu sa pole ju keegi, kui sa puhkad. Sa ei ole väärt mitte midagi, kui sa puhkad. Et seda, see on hästi tugev alateaduse vabastaja ja siis mehed ütlevad, täitsa lõpp, mul hakkas keha surisema, ma hakkasin jälle tundma, tunnen, et midagi liigub kehas, et mingi asi, ma ei oska seda nime anda, aga ma tunnen, et midagi on teistmoodi. Ma magan hästi, mu närvisüsteem on palju puhanum, sest ma andsin ise endale aega. Ja seal sa vaatled, seal hakkab hästi palju taipamisi tulema ja seal hakkavad ka emotsioonid liikuma, sest et me lõdvestume. Kui me lõdvestume, siis mis on mõnikord meestel juba pisarad jooksevad peale esimest 5 minutit juba pisarad, sest sa korra tundsid, mida sa tunned sees. Mis su keha karjub juba ammu, sa nüüd esimest korda annab puhkust ja hing ütleb kehale nagu aitäh, et sa andsid mu kodule ruumi natuke juurde. Ja kõik nagu näiteks mul, mis on, ma ise oma menüüsse olen pannud ka iga nädal Osho aktiivse meditatsiooni, sest see on see nii-öelda see tund aega, kus ma saan oma emotsioone teadlikult välja elada, kus ma saan raputada ennast, tantsida, röökida, karjuda, hingata intensiivselt, et ma ei peaks seda kellegi teise peal tegema. Sellepärast ma tean, ma valin selle aja, mul on ruum ja tead, ja see ongi tänapäeva meeste probleem, et nad ei saa enam häält tõsta kuskil. Siis kuskil ei ole lubatud enam häält tõsta ja teha. Ja kui nad tõstavad, siis nad tõstavad ebateadlikult inimeste peale, kes ei ole üldse asjaga seotud või süüdi nende tunde pärast, eks. Ja kui sa annad siis selle ruumi, et nüüd tulge, lubage hääl vabaks, röökige,
lubage endasse tunne välja, laske endasse loom välja, kes on nagu vaos hoitud, on ju. See on seesama nagu koolides õpetati omal ajal, et väikseid lapsi, et tunnis nagu pidid kohalolus olema, aga see väsitab, on ju. Ja siis sa tahad nagu vahepeal lasta energia vabaks, siis öeldi ka käige ringi. Käige ka ringi ja siis mõtlevad, et järgmises tunnis nad lihtsalt on megapöörased, sest neil ei lubatud välja elada vahepeal ennast, on ju. Süsteem oli täiesti tagurpidi. Et see on ka see, et inimene, ega siis see väike laps kuskil kadunud ei ole meist, eks. Et me peame talle andma vahest seda tunnet, et davai, lase see hull pöörane laps endast korraks vabaks, on ju. Las ta teeb lollusi, las ta laseb endast välja kõike, mida ta tunneb ja sa pärast vaatad, vau, nii hea on olla, on ju. Ja loomulikult hingamispraktikad, et panna ennast uuesti hingama, õppida uuesti hingama. Et see on üks olulisemaid asju, mida me ära unustame, et ja kehatöö ja teraapia, järjepidev, sa võtad, praeguseni on sul olnud, eriti meestel on meil ainult füüsiline treening, võta vaimne treening ka enda üheks elu osaks, sest et ilma selleta sa pikalt vastu ei pea lihtsalt, et see on ülioluline, et sa lihtsalt, see on teadlik otsus jälle. Ma otsustan, et iga nädal ühes päevas on mingi osa, kas ma tulen joogasse, ma kohtun mõne terapeudi, kes aitab minul enda sisse jõuda minu enda teemadele lähemale, on ju, või siis ma võtan mingisuguse hingamispraktika, käin vabastamas hingamises või mis iganes, erinevaid meetodid, et need on nagu meetodid, mis mulle ja pidevalt siis niisugune teraapiline kehavenitus, massaaž, on ju, või siis heliteraapia või et ma lähen ja ma võtan endale selle teadliku aja ja puhkuse, et ma nüüd lõdvestan oma närvisüsteemi. Et need on need niisugused minu menüüs olevad asjad ja ülivajalikud ja variant on ju palju, et igaüks leiaks selle endale sobiv. Või kuulagi ägedaid podcast'e või niisuguseid teemasid, kus räägitakse päris asjadest, et jäeta mingit nagu teaduslikku udu, sest et noh, see on ka see on nagu teadus tahaks kõike tõestada ära, et see oleks teaduspõhine, on ju. Enamus asjad on juba enne meid, on peale meid ja jäävad ka olema veel pika peale meid. Ja siis, kui kunagi oli nagu mingisuguses teadlased jõudsid siis selleni, et universumis on mingi ruum ja nüüd me avastasime, et seal on veel üks ruum, et see polegi kõik, mida me nagu siiamaani teadsime, et sealt tuleb veel ja mis sealt edasi, me näeme, et sealt tuleb midagi veel, aga me ei tea ja siis indiaanlased ütlesid, ahah, nüüd saite siis teada ja oleks võinud kohe küsida, aga kõik on vaja ju teaduslikult tõestada, on ju. Aga vaata inimesel enda seda tunnetust, et kui sa oled kontaktis, siis sa saad juba aru, et mismoodi see universum toimib, et me tahaks, et see toimiks kõik nagu ülimõistuse põhiselt. Aga hing ei ole mõistuse põhine. Hing on energia, on ju. Hingena me tuleme siia, energiana me tuleme, energiana me läheme ja kõik vahepeal on ka energia muutumine. Millises energias sa oled? Positiivses, raskes energias või kerges. Kerge liigub kiiresti, vabalt, on ju, ja kergelt. Raske on rõhutult, on ju, närviliselt ja raskelt, eks. Et nagu, ja kui sa selle pihta saad endas, sest et pihta saad sa siis, kui sa lõdvestud ja sa hakkad tajuma asju teistmoodi. Et kui su keha lõdvestub, siis su mõistus lõdvestub. Kui su mõistus lõdvestub, siis su süda lõdvestub. Kui su süda lõdvestub, siis sa jõuad lõpuks hinge. Kui sa hinge jõuad, siis sa hakkad nägema täiesti teistsuguseid, tundma tähendab vale, nägemine valesi, tundma, kuidas see universum päriselt toimib. Nii nõus. Aga Tiit, kui sa teed neid kehapraktikaid, kas sa näed, et meestel oleks ka mingid sellised toidulisandid või midagi, mis toetaks neid? Kindlasti. Toit on ka üks osa, mida sa pead muutma hakkama. Et me väga palju sööme emotsionaalselt kräppi sisse, nagu, sest et me oleme emotsionaalsed. On. Ja see on üks pusletükk, et sul hakkaks parem. Et kindlasti peab nagu muutma ka toitumist, hakkama tihti ka meie nii-öelda esmase turgutuse jaoks on vaja, et me üldse liikuma saaks ka niisugust
vitamiinidega turgutust, on ju, et meie süsteemid, niikaua kuni me veel ei ole jõudnud sellise teadlikkuseni, et meil on midagi kuskilt puudu, sest et meie organism on nii ära blokitud, et meil ei toimi asjad, on ju. Võib-olla kunagi sa jõuad selleni, mina ka ei ole jõudnud selleni veel, eks ma loodan, et ma kunagi jõuan, et mul ei ole vaja midagi juurde, sest minu immuunsüsteem töötaks nii perfektselt, et mul pole ühtegi lisaasja vaja, mul ühtegi C-vitamiini ega B-vitamiini, sest tegelikult see nii ongi ette nähtud. Et kui sul on kõik paigas, siis see lihtsalt immuunsüsteem toimib perfektselt. Aga see tähendab, et minu sees ei ole ühtegi luukerena, aga kes ta teab, millal need otsa saavad. Nii kaua igal juhul tuleb tarbida juurde võtta, et püsida tervena, püsida stabiilsena ja nagu, et see aitab sul liikuma saada sind ennast, eks, et see on väga-väga tähtis ja oluline osa. Aga kas sa tahad, et sul need luukered otsa saaksid? Kas sa päriselt tahad seda? Muidugi, kes ei tahaks? Ikka tahan, aga ma ei ole see, vaata kunagi see oli algus, see ongi see, et kui inimesed endaga tegelema hakkavad, siis nad võtavad selle eesmärgiks, et hästi ruttu, hästi kiiresti, sest aega pole. Aga ühes hetkes sa saad aru, et see ei toimi niimoodi. Sest et sulle antakse täpselt nii palju kanda, kuni sa valmis ise kandma oled. Ja kui sa nagu liiga palju korraga ette võtad, siis sa kukud auku, sest et sa võtsid ise tegelikult liiga palju ette korraga. Ja kui sa kukud auku, siis tihti inimesed loobuvad, sest et see on liiga ebamugav. Ma pigem loobun, ma jätan seda asjad kõik sinna paika, ma elan vanat süsteemi edasi, sest see on korraga liiga palju, liiga ebamugav. Aga ma ju ise tahtsin kiirust, et saaks kõik kiiresti lahendatud. Naudi teekonda, minu sõnum, naudi teekonda ja see juba see, et sa juba oled teekondal, muudab väga palju su elus ja juba sul on palju kergem olla kui enne, kui sa juba teekonnal asud. Võta väikseid samme, ära mine suurte sammudega, sest suured sammud on jälle tormamine. Ja kui vahel vaja, siis võib astuda ka paar sammu tagasi. Absoluutselt. Et võtta korraks see on üks arengu osa, muidugi see on üks arengu osa, et ega siis ei olegi, tead kui palju kordi mul on olnud nagu tunnet, et kas sellest kõigest on kasu olnud, mida ma teinud olen. Aga siis piisab vaid minna korraks oma nii-öelda sellest ruumist või keskkonnast välja kuhugi, kus ma olen kunagi olnud ja siis sa tajud ära selle erinevuse, et vau, et mul on hea meel, et ma olen endaga tegelenud, mul on hea meel, et ma olen siin, kus ma tegelikult olen, aga sa lihtsalt ise oled juba nii loomulikuna, võtad seda kõike, vaata seda enda nagu arengut ja et sa ei pane enam tähele. Aga siis tihti ongi see, et tulevad teised ja peegeldavad sulle, et üliäge on vaadata, üli ilusas kohas, mingi teine energia on sus, mingisugune rahu, kergus ja lõdvestus on su sees, on ju. Aga tõesti, ma pole ise üldse enam aru saanud. Mul on niisugune tunne, et ma pole mitte midagi saavutanud. Sa nii samas, see on nii loomulik juba olemine sinu enda jaoks, et sa lihtsalt ei saa enam aru ise, on ju. Et siis ongi need kohad, kes universum peegeldab sul alati. Nii, Tiit, aga sa andsid välja just ka oma raamatu. Kuidas see sündis? Kuidas see raamat sündis? Ja kuidas su raamat on vastu võetud? Vastu on võetud väga hästi. Hästi palju mehi on hakanud urgudest välja tulema, et see on neid hästi kõnetanud ja loevad nagu oma elu. Ja ütlevad, nii palju taipamisi tekib ja nii palju äratundmist ja nii palju häid soovitusi, kuidas oma eluga edasi minna. Ja üldse, et nagu sellisest taipamisi on üks väga hea sõna, et ei ole kõik nagu just see vastutuse võtmise pool, et ei ole teised alati halvad, vaid et näha seda õppimispoolt ka, et mis see olukord, sest õpetab, sest sellest raamatus ma hästi palju räägin läbi enda kogemuste, et mida ma läbi kogesin ja mida see pool minus avas, mida ta õpetas, isegi see oli väga valus nagu koht. Ja et võtad ennast täitsa alasti seal ees? Väga alasti, väga alasti ja vaata, ma olen need häbikohad läbi käinud endas ja sellised nagu mingid tabuteemad, et ma ei võiks sellest rääkida, et mis siis teised mõtlevad, et mul ei ole seda kihti enam nagu, et ma võin vabalt rääkida teemadel. Ja see ongi nagu enesearengu abits nii-öelda, võiks öelda nii mõlematele, nii eestele kui naistele. Et selleks, et ei pea käima 12 aastast ringi, et asi on palju lihtsam, kui tundub alguses.
aga inimesed kahjuks ei taha lihtsusesse uskuda kohe alguses, aga ma arvan, et kui nad selle ise kogemuse kätte saavad, et on jah lihtne ja siis väga tihti tulebki selline tagasiside, et oleks ma seda ennem teadnud. Ma olen nii palju kartnud, ma olen nii palju ennast tagasi hoidnud, mitte seda teha. Oleks ma vaid teadnud, et see nii lihtne on nagu kus samas. Kus sa Tiit varem olid, jah? Ja mitte ainult mina, ega see on ükskõik, kus teraapiates inimesed käivad, vaata, kui nad lõpuks saavad enda sees mingi asja lahendatud, siis näevad, milline positiivne energia selle raske energia tagant tuleb, on ju, milline valgus sinu sisse tuleb. Kuni selleni välja, et sinu näoilme muutub nooremaks, sest et see raskus on ju näos ka, on ju, kõik kinni. Ja siis inimesed, mis sa teinud vahepeal oled? Ma ei tea, ma siin lahendasin mingi raske asja endas ära, on ju. Vau, et sa oled nii teistsugune, et sul on nagu nii teine olemine, on ju. Ja see ongi see nagu positiivsem pool, et nii, et isegi kuni tagasisideni välja, et see raamat võiks igas kodus olla, on ju. Ja nii naistele kui meestele? Nii naistele kui meestele. Algus oli plaan küll meestele teha. Aga siis ma nägin nagu seda, et minu elus on nii palju olukordi, mis on just läbi naiste, et ma saaks nagu peegeldada läbi mehe olemusega naistele tagasi, et te mõistaksid, naised mõistaksid ka paremini mehi, et kuidas neid avada, kuidas neile läheneda, nagu, kuidas see mees psühholoogia toimib, on ju, ja samas ma olen ka tervendanud nii palju naisi, et näidata ka seda poolt, ja selles mõttes, et see on ka lõpuks nii, et igas inimeses on see mees ja naispool olemas, on ju, et kui sa need pooled mõlemad endas vastu võtad ja tervendad ise endas ka, siis sul ongi mõista mõlemaid pooli palju lihtsam juba. Et siis ei ole nii, et mees on ainult mees ja naine on ainult naine, et nagu tegelikult on mõlemad pooled olemas mees. Nii vajalik. Nii vajalik ja nii, et väga julgustan lugema. Tagasiside on, see on nii põnev on. Nii põnev on, et tavaliselt inimesed hakkavad lugema, et loevad nii, et kui pool raamatut läbi, siis tekib see tunne, et liiga ruttu saab läbi. Ma jätan midagi homseks ka, et muidu on nii hea raamat, ruttu saab läbi. On. Aga kas sa andsid sinna raamatusse kõik ära või tuleb juba järka? Tead, see mul ei olegi kunagi eesmärki, see raamat ei olnud ka eesmärki, see ettepanek tehti mulle 6 aastat tagasi juba raamat kirjutada. Kui ma olin tegelikult veel ise suht toore sõun, aga siis ma tundsin ka ära selle, et mul ei ole täna veel nagu endaski veel seda sügavust ja seda kohalolu tekkinud, et vara. Ja siis tehti aasta aega tagasi uus ettepanek Pilgrimu poolt Tiina Ristimets, et kuidas sul nüüd tunne on, ju? See on et ma võin kirjutada, aga ma ei soovi ise kirjutada, ma soovin jagada, et minu tunne ei katkeks, mida ma jagan. Sest iga kord, kui ma pean kirjutama, tundma, et ma pean pendeldama 2 tunde vahel ja 2 tegevuse vahel. Ja et mul on väga oluline, et keegi, kes seda raamatut kirjutab, nii-öelda mina jagan, tema kirjutab, et see inimene oleks valmis ka tegema praktikaid läbi minuga koos. Ja siis Jaana Maling, kes on selle kõik ilusti nagu pannud ilusti raamatukante vahele ja ta on nii hästi seda teinud, et paljud ei saagi aru, et see on kellegi teise kirjutatud, sest ta on nii mina. Sest ta õppis mind tundma läbi selle, et ta tegi praktikaid kaasa, ta ise hästi palju teemasid lahendas enda sees ära ja lisaks sellele veel tema mees käis minu meeste kursustel ja lahendas enda sees ka väga palju asju ära. Ja siis ta ükskord isegi ütles seda, et mida sa selle mehega seal tegid. Täiesti teine inimene tuli peale meeste nädala lõppu, meestekad tuli koju ja ma ei saa aru, midagi on nii teistmoodi, nagu mida te seal teete. On. Nii et selles suhtes on nagu mõlemapoolsed vaata hästi positiivne, kui sul on ühes peres see täiuslik peegeldus, et mida ma siis päriselt teen, ja milleks see vajalik on, mida ma teen ja nad on ise selle kogemuse kätte saanud ja vaata, kui hea ja lihtne ja kerge sul on seda kõike siis kirjutada, edasi anda ja minu olemust üldse saab minuga nii palju aega koos veetnud, minu seda huumorit tajunud, minu seda olemist tajunud, minu seda võib-olla vabadust tajunud, on ju. Ja siis sa annadki selle edasi, et me oleme nagu saanud üheks läbi selle, et me oleme nagu koos praktikaid teinud ja koos rasketest kohtadest ka läbi läinud, et mina võib-olla olen juhtinud ja hoidnud ruumi Jaanale ja tema mehele. Kas sa tunned, et nüüd hakkas mingi uus etapp ka sinu elus? Kogu aeg, iga päev on uus etapp, aga kindlasti jah, aga see on ka niisugune, vaata, see on ka üks osa
mida ma pole üldse nagu forsseerinud, mida ma pole üldse nagu kinnisideeks võtnud, et ma pean raamatu tegema, pean selle raamatuga toppi saama, see raamat peab kõige enim müüdud olema, bla, endale rääkinud sihukest lugusid. Ja see on nii huvitav, et lihtsalt, kui ma sellest lahti lasen, kuidas universumist hakkavad asjad tulema, hoidmine, et kui sa ei ole enam sellega egos kinni, et nüüd peab kõik olema, et kas ta on topis või ta ei ole topis või kes on ees või kes on taga, on ju. Pole oluline, et see sõnum saaks edasi antud selle raamatu kaudu, et selleks, et see päriselt avaks inimesi, et see nii-öelda jõuaks inimeste südamesse ja et nad pärast seda võib-olla teeks elus midagi teistmoodi. Ja et see julgustab pigem ka hästi inimesi tegema. Aga lõpetuseks. Tiit. Aitäh. Millest, üks küsimus veel. Nii. Millest sa, Tiit, praegu unistad? Ma unistaks, et veel kergemini kõik tuleks. Sellest unistan. Ma näitan sulle raamatut ka või? Aitäh. Niisugune ilus raamat ja kui te arvate, et muu pärast ei pea ostma, siis juba kaane pärast tasub osta nagu, et siin on nii palju ju ilu pandud sisse. Ja nagu mind ju nii paljalt nii tihti ei näe ka. Aga Tiit, aitäh sulle. Aitäh sulle. Aitäh kutsumast ja aitäh viima teadlikkust rohkemate inimesteni ja aitäh Ecoshile, et nii head asja teete ja inimesi tervetena hoiate. Aitäh sulle, et sa ka jagad seda sõnumit, et elada võib olla kerge ja mõnus, et mehed ei peaks kannatama, keegi ei peaks kannatama, et lihtsalt julgeda vaadata otsa endale ja hakata kuskilt vaikselt minema. Julgeda elada iseendana. Jah, julgeda elada iseendana, see oli su pealkirjas ka vist. See on alapealkiri, jah. Et olge terved kõik. Ja kallis vaataja ja kuulaja, julge elada iseendana. Aitäh sulle. Ma loodan, et me inspireerisime sind ja uute põnevate kohtumisteni.